seda küüru esineb noorematel või keskealistel, kes siis on hästi füüsiliselt passiivsed. Ja pööra paremani. Oi, kuulusalt tuleks mingi seljalias kramp ja. Kas sa oled märganud, et paljude inimeste pilk on suunatud alla telefoni poole? Või kas sa tead kedagi, kes teeb palju tööd arvuti ees? Kes ennast ära tundsid, siis pean teile tõdema, et just selline on teie tulevik. Paistes silmad, küür, küüniskujulised käed ja väiksem aju. Okei, sorry. Need pildid on natukene liialdatud ettekujutused teadlaste poolt, et millised inimesed võivad välja näha umbes 3000 aasta pärast. Aga fakt on see, et paljud, kui mitte enamus meist vaevlevad sellise asja käes nagu tech-neck ehk nutikael. Täna me oleme siin, et uurida, mis see on ja kuidas ennast Quasimodo tulevikust päästa. Tech-neck on termin, millega kirjeldatakse pea ja kaela asendist tingitud probleeme. Sisuliselt tähendab see seda, et kael on pikka aega ebaloomulikus painutatud asendis. Pikemas perspektiivis võib selline sundasend põhjustada lihaspingeid, valu ja rühimuutusi. Kui palju sa oled päris elus näinud tech-necki? Seda esineb, seda on näha. Ma arvan, et inimesed ise tulevad siia ja süüdistavad tech-necki võib-olla rohkem, kui see tegelik põhjustaja on, eks ole. Aga seda on. Ma ei ütleks, et see on domineeriv osa meie tööst, aga seda ikkagi esineb. Täiskasvanud inimese pea kaalub umbes 4 kilo ja see raskus peab olema õigesti tasakaalustatud. Kui me istume sirgelt ja kõrvad on õlgadega samal joonel, siis pea raskus jaotub ühtlaselt kaelale. Aga kohe, kui me sinna telefoni vahtimise asendisse lähme, tekivad probleemid. Health Matters info kohaselt, mida rohkem sa kallutad, seda raskem su kaelal on. Kui pea on ette kallutatud 15 kraadi, siis kael tunneb, nagu pea kaaluks 12 kilo. Ja kui pea on ette kallutatud 45 kraadi, siis kannab kael ligi 20 kilo raskuse pinget. Põhimõtteliselt paned sa telefoni vaatamisega oma kaelale sama koormuse, nagu sa tassiks kartulikotti turjal. Nägin uuringut, et kui sul on teatud kraad, kuidas sa hoiad oma kaela ja pead, siis su pea läheb raskemaks, et 45 kraadi oli mingi 20 midagi kilo. Kus see loogika tuleb? Su pea tegelikult on ühtlase kaaluga, see on lihtsalt füüsika, et kui sa viid rasket eset teatud punktist eemale, mida suuremaks see jõuõlg muutub, siis seda rohkem raskust rakendub põhimõtteliselt, siis näiteks sellel juhul kaelal, eks ole. Aga probleemiks üldiselt muutub siis, kui me oleme nii halvas füüsilises vormis, et see 20 kilo reaalselt tundub kaelale kui koormus, mida ta ei tohiks tegelikult olla. Et elus olemine on hästi halb on ja, aga siis ma hakkasin mõtlema, et koolipink on ju täpselt samasugune. Kui ma olin koolis, ma ka kogu aeg niimoodi kirjutasin. Kuidas see erineb sellest, miks me ainult telefoni süüdistame? No sõltub, mis tund ilmselt on, aga sa ikkagi vahepeal vaatad ka ülesse. Et ma ütleksin, et nagu eriti telefoni või tehnikaseadmete see error on see, et see tõmbab su tähelepanu nii jäägitult enda peale. Et ei ole ebatavaline, et sa mõtled, et sa oled 10 minutit telefoni, scrollid midagi ja siis pärast vaatad, et ossa, et tund on juba möödas, eks ole, et mis just juhtus on ju. Versus selliseid nagu kirjatöid tehes või midagi sellist on, sa vahepeal kirjutad, väsid ära, vaatad üles, vaatad aknast välja, aga lihtsalt see tehnikaseade võtab su tähelepanu nii jäägitult endale nii pikaks ajaks. Et just see pikk aeg ühes asendis ilma liikumata on tegelikult see, mis tavaliselt nagu neid probleeme või erroreid kipub kehas tekitama. Ma olen nüüd siin telefonis olemist maha teinud, aga arvuti on veel suurem nõmedik. Vaata, telefon on väike, ta käib sinuga kaasas ja sa ise liigud päeva jooksul ringi, aga arvutis sa oled mitu tundi järjest ühe koha peal. Pea liigub vaikselt ettepoole, õlad vajuvad ette, ülaselg muutub kumeraks, alaselg võtab ebaloomuliku asendi ja kael peab kogu seda jama kompenseerima. Oli piisavalt shrimp lõpus ühes, väga shrimpi. Küsitakse, mis on kõige parem asend, eks ole, et kuidas ma peaksin istuma. Ja see vastus on siis ebatäpne, et sinu kõige parem asend on sinu järgmine asend. Ka istudes ongi see, et lihtsalt vahepeal natukene mugavalt küürus, vahepeal üks jalg üle teise, vahepeal natukene ettepoole, vahepeal sirgemalt. Nii et kõige hullem on see, kui sa oled staatiline. Jah, lihtsalt võiks vahetada nii palju kui võimalik. Et isegi kui ma olen vahepeal olen nii, siis mul on üks jalg on laua peal, siis ma olen tagurpidi, see on ok. See on ok, jah. Loomulikult pean ma siinkohal ka oma patud üles tunnistama.
ma kirjutan teie jaoks skripte arvutis, ma monteerin arvutis ja ma veedan vaba aega arvutis. Mida on teinud 12 tundi päevas arvutis istumine minu kehaga? Kõnnid palju? Ei. Oled sa teinud kunagi trenni? Väga. Mis sa tegid? Ma olin kergejõustiklane. Okay. Tead palju kaugustik panna? Pane puusalt. 5,90. Okei, 5,23. Näiteks, kui me alustame üks baast hindamisest, näita mulle kõigepealt, kuidas su kael liigub, vaata peaga korra alla nii kaugele, kui sa saad. Mingit valu ebamugavust. Pinge. Lihtsalt kisub siit natukene. Jaa. Vaata peaga kuklasse nii kaugele, kui sa saad. Vaata peaga paremale nii kaugele, kui sa saad. Vasakule nii kaugele, kui sa saad. Kalluta paremale. Oho, kalluta vasakule, see oli hea popp. Nüüd ta lihtsalt venitab, kisub siit üpris tugevalt ilmselt. Siit. Siis tõsta korra käed sirgelt enda ette, pööra pöidlad üles lae poole ja siis tõsta käed sirgelt üle, tule nii kaugele üle õlajoone, kui sa saad tulla. Rohkem üle. Ja nüüd pööra ennast ülakehast vasakule nii kaugele, kui sa saad minna. Mis mõttes? Just. Paremale. Oi, kui olus, oota, mul läks mingi seljalihas kramp ja... Kus sa tahad? See nagu tegeleks sellega. Teeks tegeks. Need krambid on sellest, et kui sa väga palju ei kasuta seda liikuvusulatust, siis kipuvad kergemini krampi minema, eks ole. Kiirel esmapilgul mingisuguseid suuri kulumise märke sul ei ole. Külgpainded vasakule paremale on sul sinu vanuse kohta ja muu liikuvuse kohta, kui palju sa pöörata või üles alla vaadata saad, on piiratud veidikene. Nii et selles mõttes üldises mastaabis midagi hullu viga ei ole. Rüht on sul tegelikult väga ilus, mingit suurt küüru sul siin kuskil ei ole, kaela nõgus on normaalne, selja keskosa kumerus on normaalne. Küsi tema käest, kuidas ma istun. Kas ma olen väga küürus või? Jaa. Aga vaata, see illustreeribki seda fakti, et see istumise asend üksi ei põhjusta väga palju neid probleeme, vaata. Räägin teile ühe tõsiselt hea loo. Unustasin ära, et mulle pidi Telia tehnik koju tulema. Aga mul peaksin kohe teit hakkama. Ta sai kohe aru, et pole aega raisata ja oli valmis ammu enne Maria saabumist. Telial on ikka tõsiselt asjalikud tehnikud. Arvestades sellega, et ma teen põhimõtteliselt kõike arvutis ja telefonis, siis ma ei ole nii hullus seisukorras. Seisus, jah? Nii hullus seisus ma ei ole. Ei? Nice. Müüt, lihtsalt müüt. Fake news, no technic. Kusjuures sa võid nutiküüru või nutikaelaküüsis piinelda enne, kui sa sellest isegi aru saad. Nutikael ja see nutiküür, sa alguses ei pruugi isegi aru saada, et sul on midagi viga. Kus need nagu sümptomid hakkavad vaikselt välja hiilima ja mis siis lõpuks saab? No need algsed sümptomid tavaliselt on niisugune nagu järjepidev ebamugavus. Võib-olla alguses on, ma ei tea, 4-5 tundi ja siis sa tunned, et kael on vastik või turi on vastik või nii-öelda nagu käed hakkavad ära väsima, nagu niisugused nagu ebaloomulikud tunded veidikene, eks ole. Siis tavaliselt see aeg hakkab vähenema, eks kui alguses oli 5-6 tundi, siis on 2-3 tundi, siis on tund 2, ehk siis nii-öelda see ajavälp aina väheneb ja see kogu aeg hakkad ennast nagu ebamugavalt tundma. Siis sellest edasi sul on nagu raskusi sellest lahti saamisega, et kui alguses võib-olla on see, et teed paar õlaringi, see kaob ära, siis sa pead juba 10 minutit õlaringe tegema, et see ära kaoks, eks ole, kuni ta lõpuks ei tahagi ära kaduda. Ja siis hakkab ta nii-öelda nagu selliseid argipäevaseid toiminguid häirima, et hommikul juba ärkad kange kaelaga üles või siis nii-öelda nagu kuidagi pidi ei saa lihtsalt olla, et kogu aeg on vastik, eks ole. Kehase tolerantsi piir lihtsalt kukub aina madalamale, kuni ta muutub nagu mõnes mõttes naeruväärseks, mis siis tähendab seda, et nagu inimene ei saa üheski olukorras ennast enam mugavalt tunda. Kui ma vaatasin, mis siis hakkab juhtuma, see oli mingi liigaste kulumine ka. Mis see on? Keha selles mõttes on nagu efektiivne süsteem, et kui sul kulub energiat kuskile, kus seda vaja ei ole, siis ta ühel hetkel ei pane seda sinna. Ehk siis mis tähendab seda, et kui sa oma liigeseid, lihaseid, kõõluseid, sidemeid kõike ei kasuta, siis seda ei ole mõtet ülal pidada sellises mastaabis, nagu võib-olla nagu originaalis vaja oleks, eks ole. Mis siis tähendab seda, et me nimetame seda kulumiseks, aga ta lihtsalt nii-öelda nagu, teda ei ole vaja liigutada, mis tähendab seda, et siis me ei hakka sinna toitaineid sisse panema, sest meil ei ole vaja teda, sa ei kasuta seda, eks ole. Ja kui sa ei kasuta seda, siis if you don't use it, you lose it, öeldakse selle. Ja kui sa nüüd seal ekraani taga muigad, et ma istun sirgelt, see on ka halb. Kui sa istud sirgelt, siis sa paned väga palju survet alaseljadiskidele ja samal ajal peavad kaelalihased tegema kõvasti tööd, et pead püsti hoida. Kui sa istud tundide kaupa pulk sirgena, saad nii kaela kui ka seljavalu. Kuulsin, et sirgelt ei tohi ka istuda.
mis me nüüd teeme siis? Küürus ei tohi olla, sirgelt ei tohi olla, hakkame püsti seisma. Kõike võib teha. Et kui inimesed otsivad seda väga sirget tasandit kogu aeg, mis on nii-öelda raamatutes välja toodud, siis ma ütleksin, et nendel inimestel kipub sama palju probleeme olev kui nendel, kes kogu aeg ka väga küürus istuvad. Et see pigem lihtsalt ongi see monotoonsus ja ühekülgsus, mis on probleem. Kuna kõik on nii erinevad, mõned võivad istuda, mõned võivad seista värki-särki. Kas saab nõu anda, et milliseid mingeid harjutusi teha või kuidas niisugust nagu valu leevendada kodus või? 80-90% sellest võrrandist on see, et inimesed kasutaksid oma füüsist. Ehk siis kas sa tasakaalustad selle trenniga või siis sa tasakaalustad selle lihtsalt liikuva elustiiliga, aga kuskilt see peab tulema. Lihtsalt need standardid on ka juba nii palju kogu aeg allapoole toodud, kui palju peaks liikuma. Et nii-öelda varem olid need kõrgemad, see on okei, et mis on see minimaalne efektiivne doos, mida me saame kasutada, eks ole, et see muutub juba natuke minu jaoks nagu kurvaks, et me otsime seda, et kas kui ma kõnnin 5 minutit, siis on piisav, et ma ei tahaks 7 teha näiteks. See ongi see, et sellega saab tegeleda, seda saab elustiili muudatustega nii-öelda tasakaalustada, ehk siis elu on kõik tasakaalu küsimus, et kui sa palju istud, siis sa võiksid ka palju liikuda, või siis nii-öelda, kui su elu on liikuv, siis sa saad nii-öelda nagu trenni mastaabis seda võib-olla natukene vähem teha, eks ole, et see on kõik nagu see jing ja yang, et sa pead selle balansi leidma, ega inimese keha on erinev. Mõni talub väga suurt materdamist ja ei juhtu midagi, aga mõned on natuke delikaatsemad ja see noatera on aina kitsam, et kus seda balanssi leida. Nutikael ja küür on moodsa eluviisi paratamatu kõrvalnähtus, aga me ei pea sellega leppima. Me võime naerda enda sõprade üle, kes näevad välja nagu krevetid, kui nad on telefonis või arvutis, aga tegelikult on oma kehahoiaku parandamine väga oluline tervise teema. Aga kuidas teil küürude ja kaeludega on? Kas te olete tähele pannud, et vahest tunnete ennast nagu video alguses olev mindi? Kui jah, siis kuidas te sellega toime tulete? Jätke oma kogemused ja mõtted kommentaaridesse. Muidu kiropraktik ütles mulle, et kõik, kes subscribe'ivad Lasertechi, on automaatselt vabastatud nutiküürust. I'm just saying.